Tere päevast! Olete kuulamas saadet Pärimusest põgusalt. Tänases saates teeme tutvust sellega, millised on erinevad regilaulude liigid ning veidi räägin ka lüraeepilistest ja lüürilistest lauludest. Siinmail on üldjuhul tegemist olnud just lauludega, mis on otseselt seotud inimeste igapäevaeluga. Näiteks mõne tegevuse, tähtpäeva või mõne sündmusega meie argielus. Ning läbi laulude on olnud neil puhkudel komme näiteks mõnd lookest pajatada või seotult elus juhtuvaga midagi justkui soovida. Ükskõik, kas siis endale või kellelegi teisele. Nende regilaulu liikide hulgas on näiteks töölaulud, mida joriseti näiteks karja minnes, ning pulmalaulud, kus vanemad võisid noorpaarile õpetusi jagada. Kuid lisaks neile lauldi veel paljudel muudel juhtudel. Tõtt-öelda, laule oli ja on olemas peaaegu igaks olukorraks. Lisaks tutvustan veidi ka rahvalaule, millel polnudki nii-öelda argipäevast eesmärki, vaid mida lauldi, et võib-olla lihtsalt mõni lugu jutustada või oma tundeid edastada. Alustaks vasta ka üldse sellest, et mis see regilaul õieti üldse on. Nimelt, tegemist on rahvalaulu tüübiga, mis on omane just Läänemere Soome rahvastele ning mille juured küündivad juba paari 1000 aasta tagusesse aega. Ning on hea teada, et just Eestis on üks suurimaid regilaulu arhiive üleüldse. Regilaule lauldakse korduva viisiga, mis on kõlalt üsna lihtne. Lihtsa viisi põhjuseks on asjaolu, et laulude meloodiat oluliseks ei peetudki, vaid tähtis oli see, mida see laul päätab. Regilaule lauldakse nii, et eeslaulja laulab ees ning järellauljad järgi, kuid sellele vaatamata on laulud ühehäälsed. Mitmehäälseid regilaule lauldakse erandina, näiteks Setumaal. Aga teemegi algust kõigepealt argipäeva lauludega. Töölaulud on laulud, mida lauldi, et töö tegemine kiiremalt ja kergemalt läheks. Sellele otstarbele aitas kindlasti kaasa töölaulude olemus, mis oli rütmiline ja tööd teha innustav. Töölaulude juures oligi oluliseks just nende rütm, millega tööliigutused kokku sobisid. Laulude teemad käisid kokku just täpselt sellega, mis parajasti käsil oli, ning seega, kuna tööd oli palju, siis lõpptulemuseks oli ka töölaulude teemasid just sellises koguses, nagu olid toiminguidki. Eesti maarahva laulude teemad haakusid peamiselt põllul tegutsemise ja karja kasvatamisega, sest sellega on siinmail kõige rohkem ametis oldud. Vastavalt ongi palju just näiteks lõikuslaule, mille tekst sisaldas tihti tööriistu, näiteks sirpi, ning ka vilja ja põllu poole pöördumist. Karjas käimiseks olid karjase laulud, mida võidi laulda hommikust õhtuni, kui karjas oldi. Lauldi selleks, et teiste karjustega sidet hoida, või siis lihtsalt, et aega parajaks teha. On teada, et Setumaal laulsid perenaised ka karjuse kodust ärasaatmiseks ja vastuvõtmiseks. Seega igal ühel oli oma laul karjas käimisega laulda. Lisaks põllul ja karjas käies lauldi ka lihtsalt koduseid töid tehes, kui näiteks pesu pesti, toitu tehti, lehma lüpsti või ka õlut pruuliti. Olenevalt sellest, kas tööd tegi üks või mitu inimest, oli laule ka nii hulgakesi kui ka omapead laulmiseks. Töölaulude näiteks toon teile kuulamiseks lõikuslaulu Sirise sirbikene Muhult, mida laulab Pauliine Vapper. Sirise, sirise sirbike, kõrise, kõrise kõverrauda, kelle ikke ette jõuab, selle peigmees endal nõuab. Kui külas juhtus keegi abielluma, siis oli see suur sündmus kogu piirkonnale. Pulmalaulude sisuks olid olulisemad hetked pulmades ning pea kõik, mis noorpaari ja nende tulevast elu puudutas. Lauldi juba siis, kui noormees neiu kodus vastu võeti ning ka siis, kui neiu isa kodust hiljem lahkus. Üldjuhul anti laudega noorpaarile edasi tulevast kooselu puudutavaid õpetusi, kuidas täpselt toimima peaks, ning avaldati noorpaari kohta arvamust. Ükskõik, kas arvamus oli siis tunnustav või vastupidi, pigem halvustav. Samuti võis lauldes kajastuda lihtsalt küla elujaolu. Oluline aga oli, et noorpaar ise ei laulaks, sest näiteks usuti, et muidu sünnivad neile nutused lapsed. Kindlasti pidi pulmas aga kohal olema pulmalaulik, kes eelistatavalt oli sugulaste seast mõni abielunaine. Pulmalaulikut kutsuti ka kui kaasikut ning seega pulmas laulmist kaasitamiseks. Sealt tulebki Eesti regilaudest tihti kohatav, kaske, reaalõpp. Tänapäeval on nende laulude asemel pulmades ettekantavad kõned ja tavalised õnnesoovid. Muusika näiteks on langudele suunatud laul Tõstamaalt, Sööge langud. Laulab Liina Irt. Sööge langud, jooge langud, sööge langud, jooge langud, siia ka otsas oinapraadi, taga otsas talle praadi.
keskele kirju linnupraadi, keskele kirju linnupraadi. Lastelaulud on tihtipeale kindlama rütmilisusega, sest nendega kaasneb tavaliselt näiteks mõni mäng või muu tegevus, millega kaasneb liikumine. Nende sisuks oli ja on tihti mõni jutustus, näiteks räägitakse loomade tegemistest või kuskil käimisest. Ka praegu tuttavas lastelaulus lauldakse ju, kuidas kuts läks karja linta-lönta. Kuits läks karja linta-lönta, linta-lönta. Kuits tuli kodu kippadi-kappadi, üle aiapar volksti. See laululõik oli pärit Hallistelt ning laulis Selma Lätt. Hällilaulude puhul on tekstide sisuks, nagu arvata võib, uni. Und kutsuti lapse juurde, et see kukuks näiteks tema kulmu peale või langeks tema lau peale. Hällilaulude rütm oli tihti seotud hälli kiigutamise rütmiga. Kui teistes laululiikides on viisiliselt näha kindlamaid seaduspärasusi, siis laste- ja hällilaulud on selles suhtes vabamad ning mitmekesisemad. Kuulame ka üht hällilaulu, Unesulased, seekord siis Kuusalult. Laulab Miina Lambot. Tule uni uksesta, astu sisse akkenast. Riuku reppänesta, käi lapse kätki peal. Kukku lapse kulma peale, lange silme laua peal. Ka pea igaks kalendritähtpäevaks olid olemas omad laulud. Need olid olulisemad just ajal, mille käidud ei põllul ega karjas, ehk sügisest kuni suvise pööripäevani. Kalendrilaulude peamiseks ülesandeks oli meelelahutus ning koos tehtavad tegevused. Kevadsuvisest perioodist on olulisemad kalendrilaulud just jaani- ja kiigelaulud. Sügistalvisest ajast kerkivad esile näiteks Vastla, Mardi ja Kadri laulud. Tänapäevalgi on ju meil, et Mardi ja Kadripäeval tuttav laulda, et santi joostes ikka pererahva uksest sisse saaks. Ehk siis Mardi ja Kadri laulud on viis suhelda pererahvaga, kelle ukse taha minnakse. Samamoodi olid pererahval omad laulud, et rääkida vastu santidele. Kui aga pererahvas uksest sisse ei lasknudki, oli samuti läbi laulude võimalik oma pahameelt näidata, lauldes sajatuslaule. Sanditamine oli vanasti tugevalt seotud viljakusmaagiaga ning teistele majapidamistele soovitigi näiteks viljaõnne. Seda sama tehakse traditsiooni korrast santi joostes ju nüüdki. Näiteks on jupikese ühest Mardi laulust, mis ka nüüd ilmselt kõigile tuttav on. Eks igalühele veidi erinevas vormis, nagu reegilauludega ikka kombeks on, aga siiski tuttav viis. Mardi laul Jõelähtmelt. Laulab Hindrek Tamm. Laske sisse Mardi sandid, Mardi küüned külmetavad, Mardi varbad valutavad. Vastlalaulud ehk liulaulud saatsid vastlapäeval liulaskmist, millega ennustati, kellel sel aastal kõige pikem lina tuleb. Laulud olid pigem loitsulised ning lühikesed, et neid oleks mugav just enne allalaskmist mäe pealt ette kanda. Vastlalaulu kuulete Kihnult. Laul Linad liulaskjale. Laulnud Reet Sutt. Liina liugu pitke kiusu kaski, liinad liulaske jälle kaski, takutaga tõuka jälle kaski, sutrat tuua istu jälle kaski, medeliinad metsa pikkuses kaski. Kevadsuvist perioodi alustasid kiigelaulud, mida vahel juba lihavõtte pühade aegu suure kiigega kiikudes lauldi. Kuna kiikumine oli nende pühade ajal niivõrd oluline, siis ongi nii, et lihavõtte pühi on ka kiigepühadeks nimetatud. Kombeks oli, et ilma laulmata kiikuma ei mindudki. Oli tavaline, et need laulud läksid rütmiliselt kokku kiige liikumisega ning lauldi ikka nii, et hääl kõrgele kaugele ära ostaks. Kiigelaulud olid üldiselt pikemad ning nende sisuks oli nii kiikumine kui ka neidude elu. Väike osa kiigelaulust Kuusalult, nimega Kiigel kartlik.
Laulavad Miina Lambot ja Anna Paalberg. Minu kulla kiikutaja, too minu kulla kiikutaja, too pöiase toilutaja, too pöiase toilutaja, ärge kurjast kiikutage, ärge kurjast kiikutage. Jaanilaulud lõpetavad aja, mil olid tähtsamad kalendritähtpäevad. Jaanilaule lauldi suvisel pööripäeval, näiteks jaanitule ümber olles. Laulude sisuks olid peamiselt erinevad soovid seoses tulevase põlluperioodi ja muude talumajapidamistegevustega ning samuti jaanitule tegemine ja selle tähtsus. Näiteks lauldi, et kes jaanitulele ei tule, see jääb laisaks ja tema tegemised ei kanna vilja. Jaanilaulu näites lauldaksegi jaanitulest. Nimeks Tulge tuld hoidma ning tuleb see Kolga Jaanilt. Laulab Marie Sepp. Tulge Jaaniku tulele, Jaaniku, Jaaniku, tulge tulda hoidema, Jaaniku, Jaaniku, karga kirged kaitsema, Jaaniku, Jaaniku, kes ei tule Jaaniku tulele, Jaaniku, Jaaniku, saagu Martini magama, Jaaniku, Jaaniku, ristipäini ringutama, Jaaniku, Jaaniku. Just pigem külanoortele olid mängu- ja tantsulaulud heal meelelahutusviis, et koos teistega aega veeta, sest nendest said kokku laulmine ja liikumine. Mängiti ja tantsiti nende laulude saatel pigem sügistalvisel ja kevadisel perioodil, millal põllul ei käidud ning mil oli rohkem tähtpäevi. Mängu- ja tantsulaulude abil olid nii ühised pühadepidamised kui ka tööõhtud kergemad ja lõbusamad mööda saata. Nagu ka teised maarahva laulud, peegeldasid ka need laulud inimeste igapäevaseid tegevusi või ka kalendri tähtpäevi. Kui laul kirjeldas mõne töö tegemist, siis tavaliselt oli ka lool vastava töö rütm ja iseloom. Kombeks on olnud laulda kõik koos. Harva tuli ette, et mängus oli peategelane, kes üksi laulis. Näiteks toon ka ühe mängu. Mängijad on ringis ning ringi keskel istub neiu, kes on justkui hobuseks. Ringist väljaspool üritab poiss ringi sisse murda, et nii-öelda hobune kätte saada. Kuulame ka lühikese lõigu selle hobuse mänguga kaasa käivast laulust Urvastelt. Laulab Hermi Vill. Lätsime mõisa mõtsa virde oljali, leljali, nagasama salutame oljali, leljali, pannima pää paiu peale oljali, leljali, jala Jaani niidu peale oljali, leljali. Oleme läbi käinud mitu regilaulu tüüpi, millel on otsene seos inimeste argipäevaga, kuid siiski oli olemas ka laule, millel see sidu puudus. Lüüroeepiliste lugude eesmärgiks oli läbi laulu kirjeldada hoopis näiteks mõne tegelase seiklusi. Eesti rahvalauludes sellel tegelasel nimi või olemus justkui puudub ning pigem on kangelaseks minategelane. Sellised laulud põhinevad tihti väga vanadel müütidel, kuid laulud ise on uuemapoolsete rahvalaulude tunnustega. Jutustavad laulud kipuvad tihtipeale olema päris pikad, sest tegevusi laulu jooksul korratakse mitu korda. Selliseid laule oli ka mitmest valdkonnast. On nii ristiusu uskumisi sisaldavaid legende, mütoloogial põhinevaid laule kui ka traagilisi perekonnaballaade. Näiteks toon lõigu laulust Joodiku kojukutse, pärit Harglast ning laulab Minna Kokk. Ükskord oli norimisi, illus poiss, triirilla, traaralla, triiritirallalla, kõrdsin seie, kõrdsin jäie, laulise kõrdsi laua peal, triirilla, traaralla, triiritirallalla. Teised sellised laulud, mis ei ole olmeliselt inimesega seotud, on lüürilised laulud. Nendes kirjeldatakse mitte niivõrd tegevusi, kuid inimese tundeid, mõtteid ja mälestusi. Lauldakse küll sellest, mida on tehtud ja nähtud, kuid sündmustikku ennast ei seletata pikalt. Lauldi näiteks selleks, et innustada ka teisi inimesi laulma ja ilutsema, ning samuti sellest, kust laulud ise tulnud on ning milline on nende võim. Meestelaulude teemadeks olid tihti näiteks kõrtsid ja tubakas, kuid samuti ka pärisorjusest tulenevad vastuolud ning raskused. Lauludes kodust, perekonnast ja lapsepõlvest oli juttu perekonnasisestest suhetest ning ka õpetustest iseseisvaks eluteeks, mida vanemad oma lastele jagasid. Samuti saab siia tunnetest rääkivate laude alla jaotada kosjalaulud, kus kirjeldab neiu või noormeest ihaldatavat kaasat ise, kuid kus jagatakse ka õpetussõnu,
kuidas valida sobiv kaasa. Nüüd kuulamiseks üks üprikski kurblik lauluke taas Kuusalult. Taas laulunud Miina Lambot. Kes mind kuuleb laulema ja kes mind kuuleb laulema ja see arvab ilu olema. See arvab ilu olema, rõõmupäivi mind pidama, rõõmupäivi mind pidama. Ma laulan läbi murede, ma laulan läbi murede, läbi leinatse südame, läbi leinatse südame. Olgu laul siis olmeline, et oma tööd või aega kiiremini mööda saata, või on see laul lihtsalt inimese tundepuhang, on näha, et meie mail on laule juba pikka aega olnud olemas igaks olukorraks. Täna tegime regilaulu tüüpidest üsnagi põgusa ülevaate ning eks neist võiks rääkida veel pikalt ja laialt, kuid seda äkki juba järgmisel korral. Kuulamiseni!